Tere! Selle ülesande raames siis vaatame, kuidas koormus mõjutab siis päikesepaneeli tööd. Selleks avame skeemi ja ühendame esimese juhtme koormusega. Ehk siis võtame esimese paneeli ja ühendame koormusega. Siis võtame sinise juhtme ja ühendame ära. Siis siit ühendame ka A- mõõteväärtusega. Nüüd selle punkti. Ja A+ väärtuse ühendame siia. Ja B+ väärtusesse ühendame voolu mõõtmiseks. Ja B- kanalisse ühendame siia kõrvale. Nii, skeem on enam-vähem valmis. Nii, avame siis plotteri. Väärtuse takistuse võiks keerata 0 igaks juhuks. Siis siit vaatame properties, ehk siis meil on vaja voolu ja pinget. Ja voolu siis võtame maksimumi 4 peale ja division siis 0,5. Ja selle peal võtame siis, nagu siin on kirjas, 50 milliamprit ja division 5. Siin siis paneme päikese tööle. Siin siis keerasime päikese 0 ja takistusega 0 koormuse. Nii, ehk siis määrame mingisuguse valgustugevuse. Et ei keera selle maksimum, vaid mingi 1/3 näiteks. Nii, ehk siis nüüd on selline väärtus ja nüüd on vaikselt hakkame takistusi suurendama. Ja mingi hetk keeratakse see takistus põhimõtteliselt maksimumi peale. Nii, nüüd me keerame valgustugevuse natuke peale. Ja hakkame takistuse või koormuse alla keerama. Nii, keerame valgustugevuse suuremaks ja keerame allapoole. Ja kui me teeme mitu katset, siis me näeme, et teatud takistusel ja teatud valgustugevusel on olemas optimaalne nurk ja optimaalne siis väärtus, see on siis nüüd see koht. Peale seda siis langus on märgatavusväärne. Seega me peame nüüd arvestama, mis koormus meil on ühendatud meie päikesepaneeliga.